Minu selja taga on kaks kaamerat, üks nendest on siis kinnisvarafotode tegemiseks lainurgaga fotokaamera ja teisel pool on siis 3D virtuaaltuurikaamera. Ja ma tahaks lahti rääkida, kas kinnisvarafotodest on üldse kasu, kas kinnisvarafotograafi palkamine üldse tasub ära, kui sa plaanid müüa oma kinnisvara, kui sa teed pildid ise versus siis tuleb kohale kinnisvarafotograaf. Paljud kinnisvarafotograafide kodulehed väidavad, et head kinnisvarafotod toovad rohkem päringuid sisse, head kinnisvarafotod müüvad kinnisvara kiiremini, aga ma tahaks samal ajal ikkagi aru saada, kust need väited tulevad. Ma tahaks näha mingit hüpoteesi püstitust, AB testi, enne ja pärast andmeid, et need oleks võrreldud, et usuks, et need asjad ka niimoodi on. Ma tahaks lahti rääkides täna kaks case study, üks neist on siis tegin ise kinnisvarafotod versus siis professionaalne kinnisvarafotograaf ja teiseks, kui sul juba on tehtud kinnisvarafotod, kas ma peaksin ja võiksin investeerida veel virtuaaltuuri, kas see üldse midagi annab. Esimene case study tuleb aastast 2008-2009 ja tegemist on siis ARPNB-ga. Ja ARPNB meeskond pani tähele, et teatud piirkondades jäävad broneerimised alla keskmise. Hakates mõtlema, et miks broneeringuid tuleb vähem konkreetsest piirkonnast ja kuidas tõsta siis broneerimiste arvu öö kohta. Ja üks nendest piirkondadest oli New York, ehk siis turismimagnet, mida külastab siis miljoneid inimesi iga aasta, kus siis broneerimine iga öö kohta oli alla portaali statistilise keskmiseni. Ja hakati uurima, huvitav, miks see võiks nii olla. Pandi tähele, piltide kvaliteet on väga kehv, paljud pildid on tehtud mobiiltelefonidega, aga aasta on 2009, kui me räägime sellest. Paljud ruumid on alavalgustatud, kui pilte tehti, ruumid on korrastamata, jõuti järeldused, inimesed ei pruugi aru saada, mille eest nad maksavad. Ja püstitati hüpotees, aga mis siis saaks, kui ruumidest oleks paremad fotod? Kas see muudaks tulemusi? Ja ARPNB meeskond siis palkas professionaalse fotograafi, see fotograaf käis ja pildistas üles kõik ruumid, mida nad New Yorgis siis välja püüavad üürida. Nüüd, kui hakati võrdlema siis enne ja pärast tulemuse, siis avastati, et uued parendatud kinnisvarafotod versus siis vanad fotod tõid sisse 2-3 korda rohkem päringuid. Inimesed hakkasid paremini aru saama, mida nad broneerivad. Tänu sellele tuli sisse siis täpselt sama külastajate arvu pealt rohkem broneerimisi. Ja seda testi siis laiendati teistesse linnades, Pariisi, Londonisse, Miamisse, igal pool, kus selline uute kinnisvarafotode võrdlus tehti vanade fotodega, tulemused paranesid siis 2,5 korda paremuse suunas. Aastal 2010-2012 toimus siis ARPNB-s ülemaailmne pildistamine, kus siis ARPNB palkas üle 2000 fotograafi, tehti pildid 13 000 objektist ja selle tulemusena aidati kasvatada kinnisvaraomanike rahavoogusid. ARPNB enda rahavood kasvasid sellepärast, et müüdi rohkem välja siis kinnisvara. Ja siit kohast me võime väita, et head kinnisvarafotod nagu ka head tootefotod toovad rohkem sisse päringuid ja müüke, ehk läbi selle kasvas siis tootluse. Nüüd, kui sa ei usu minu lugu, siis soovitan läbi lugeda üks raamat nagu Hacking Growth, avalehekülg 98-99, see lugu on siin hästi dokumenteeritud nüüd. Nüüd aga ma teeks reality checki, sest aasta oli 2009, täna on ju mobiiltelefonid tükmad paremad, paljudes telefonides olemas juba lai nurkobjektiivid, nad teevad tükmad paremat pilte, nad suudavad konkureerida täna tegelikkuses kaameratega ja mulle tundub, et see kordaja võiks olla tänapäeval natuke väiksem. Aga pilti üldjuhul ei tee mobiiltelefon. Kinnisvarafotode eelduseks on ikkagi kaks asja, milleks on kompositsioon ja valgus ja inimese oskus neid kasutada. Ja kui ma olen käinud täna müümas näiteks siin 3D virtuaaltuure erinevatele kinnisvaraomanikele, ma panen ikkagi tähele, nende kodulehtedel on päris palju niuksi pildimaterjale, mis on aastast veel 2010. Päris palju on neid kohti, kus sa ei saa pilte suuremaks teha, nad on väga väiksed seal. Eriti puudutab see siis kohalikku omalist riigiobjekte, kes täna püüavad oma ruume võib-olla välja müüa, nii et see probleem on jätkuv inimeste seas, et kui nad ise pildi on teinud, siis see eeldab ikkagi teatud määral kogemust, kohati eeldab see välku võib-olla ja ka kaamera kasutamise kogemust. Nii et. Aga mis siis saab, kui mul nüüd kinnisvarafotod tehtud on, kas üldse tasuks 3D virtuaaltuuri teha, et mis kasu ma sellest virtuaalist üldse oleks, et ja kas ma peaksin sellest raha investeerima, ma tahaks ka selle case study siin lahti rääkida. Ma tahaks rääkida majutusportaalist Vacasa. Vacasa on siis Põhja-Ameerikas opereeriv majutusportaal nagu ARPNB. Nad opereerivad 400 sihtkohas, neil on 30 000 puhkemaja ja need puhkemad on siis peamiselt mõeldud suurtematele seltskondadele peredele, kes siis üldiselt peatuvad kauemaks kui ainult siis nädalavahetuseks, võetakse siis niisugused nädalased või 2-nädalased puhkused. Vacasa pani tähele, et inimesed vajavad tükk rohkem informatsiooni, eelarved on suuremad, tahaks välja valida ikkagi selle õige puhkemaja, eriti kui minnakse puhkama siis peredega. Inimesed, kui nad helistavad kliendi toele, siis kliendi tugi ei suuda orienteeruda igas hoones, ei suuda igal pool vastata nendele küsimustele, ehk küsimus tekib, et kuidas paremini presenteerida oma ruume. Ja Vacasa
Vacasa.comil olid juba tehtud kinnisvarafotod, aga kinnisvarafotode probleem on siis tavaliselt see, et nad ei anna edasi ruumi plaani suurust, tunnetust. Need kinnisvarapildid võivad olla hästi tehtud, aga kohale jõuavad siis üldpilt ja üldmulje võib olla teine. Ja mis siis juhtub, kui me tuleme kohale? Me ei ole rahul oma broneeringuga, me oleme väga kiired ja aplad kirjutama negatiivset tagasisidet. Ja see negatiivne tagasiside hakkab mõjutama uusi kliente, see hakkab mõjutama broneerimisi ja tegelikult rahavoogusid. Ja Vacasa.comi valu oligi tegelikkuses, kuidas vähendada seda kliendikadu, kuidas tõsta kliendi rahulolu ja kuidas presenteerida paremini ruume. Ja lahenduseks siis alustas ettevõtte oma majutusportfelli digitaliseerimisega. Lasti teha siis 90% puhkemajadest 3D virtuaaltuurid, digitaliseeriti ära siis 9,5 miljonit ruutmeetrit pinda enne koroonat. Ja muideks need 3D virtuaaltuurid on tehtud sama kaamera nagu mul siin selja taga hetkel on, milleks on siis Matterport Pro 2. Rääkides enne ja pärast tulemustest, siis neid virtuaaltuuridega kuulutusi hakati uurima 3 korda kauem. Kui tavakuulutusi, neid jagatakse siis üldiselt seltskonnas ja perekonnaliikmete seas, et teha võimalikult hea valik. Teise kasvas broneeringute maht, mis kasvas siis 12%, kuna paranes tegelikult kasutajakogemus ehk siis selgus ja avatus, see, mida inimene broneerib, on see, mis veab üles broneeringute mahu kasvu. Ehk siis täpselt sama arvu külastajate pealt kasvasid broneeringud. Kolmandaks paranes kliendi rahulolu, sellepärast hakkas sisse tulema vähem negatiivset tagasisidet, inimesed saavad kiiremini vastused oma küsimustele. Ja neljandaks, kuna paranes konnoteerumine, kuna kasvas broneerimine 12%, siis tavaliselt, kui paraneb turundusefektiivsus, paraneb kommunikatsioon, siis tulevad alla ka uue kliendi omandamiskulud. Selline oli siis Vacasa.comi case study kokkuvõte, kus siis professionaalsetele kinnisvarafotole lisati juurde ka virtuaaltuurid ja just tänu 3D virtuaaltuuridele siis lihtsustus eelkõige potentsiaalsete klientide elu ja läbi selle siis Vacasa.com kasvatas enda broneerimisi.